Pökleri arvel peaks olema nüüd juba 7 punkti. Ja Pökler on sellega ühtlasi ka Kalev Cramo parim skooritegija, Jürgensi kolmene. Aga vastab Carlos Jürgens. Aga publik Pärnu spordihallis on püsti ja trummid mürtsuvad. Post leiab Jürgens ülesse, Valge vastu, tagasi aste pealt, see vise läheb sisse 5,4 sekundit ja... Kuskil need asjad ikkagi nagu võrdsustuvad, endiselt ma ei usu, et Taltek paneb siin 70 prossaga 3 mängu lõpuni, aga muidugi niimoodi tehakse, Jürgens võetab pealt ka. Ei hakka tegema, veel tuuakse pall välja Jürgensile, siit on korvi vaja 5 sekundit jäänud, Jürgens peab ise võtma viske ja paneb ära Tullakse, sööt ründealasse Jürgensile. No ilmselgelt kiirema rünnaku peale Taltek siit läheb ja 2+1 ja ära kasutada. Pehkale pannakse Eltšegi poolt käsi peale. Paasoja omakorda keskjoonel kaotab palli. Ülekaal olukord Taltekil. Jürgens, kas läheb lõpuni ja paneb palli ülevalt alla? Taltek Alexela 7-0. Olukorras ässa ja nüüd 3 punkti. Jakova Joville, palli käest Laati Jürgens ja Sergejevi vastu lahendab ära ning sellele Post, Jürgens siin oma kodupubliku ees ja laseb 8 pealt lindu ja siin ikkagi Kitsing tagasi Jürgensile, viimased sekundid, Jürgens pääseb läbi ja lihtsalt 2 punkti. Tulevad Taltek. Hea surve seal praegu Kaldre ja Jonesi poolt. Jürgens. Ja see, Andre paneb! Keilale ka esimesed punktid ära, kui veidi üle 2 minuti mängitud. Jürgens. Ja hästi alla Jurkat Tammele, ilus. Kuidagi teistmoodi proovile panna. Jürgens saabki seal Eltšegist mööda ja 2+1. Gedraiti selle viga kirja. Tulistati, et täna on selles osas kõvasti juurde panna, aga Taltek rünnakul. Carlos Jürgens, Robert Valge vastu, Metsalu kate, võib sisse, mängijad läheb vahetusse. Jürgens saab Olsemuno vastu tegema hakata ja lauapõrke. Jürgens. Jurkat Tammega seal kokku mängimas ja sealt tuleb viga. Kitsing. Metsalu leitakse Kaugjäneni vastu. Jürgens täiesti vaba kolmane paremas nurgas ja Janovitski eksib, Kitsing lauas ja kas saab nüüd Taltek jooksma? Jürgensi kaudu tullakse ja sööt Metsalule ja Metsalu toob ära. Karnak võib natukene pealt platsida. No tõesti, päris huvitav duo oleks seal Metsalu lips. Aga siis oleks võib-olla võinud bussil hääled sisse seal õues panna Talteki meeskonna. Aga vara veel, vara. Burger ikkagi üsna korralikult käkerdab selle olukorra ära. Jürgens omakorda pool kiirest kohe süstib. On väike mure jalaga, aga loodetavasti see saab estikateks korda. Tal on siin kuu aega puhata ka ja Carlos Jürgens. Kombinatsiooni. Päris hästi mängitakse välb vasakul äärel viskele. Jookseb üles, palli praegu sealt ei saa. Jürgens Timma vastu ja läheb kalastama. Loomulikult ja kas Taltek suudab veel poole lõpus seda vahet nüüd kasvatada. Jürgens keskpositsioonilt ja 2 olemas ning ainult pikad mängijad on täna ilma teinud. Smith ja Nuga üsna tagasihoidlikud. Jürgens kolmene ja kohe vastus olemas. Pikalt oma tunnete peale mõelda, mäng läheb edasi ja Pekka juba kiiresse tulemas Jürgensile ja vajutab nüüd. Meile juba 7. ründelava pall tänases kohtumises. Kui sa nii kehva protsendiga viskad, siis eks neid ründelava palle parandamatuka tuleb. Inek ning +8 Keilale. Jürgens. Võtab kohe 3 Kötis. Ja
ja Jürgensi sai küll alguses õhku, aga seejärel Jürgens blokeerib viske ja lõpetab. Ründelauast Metsalu vastu tõstab teise poole esimesed 2 punkti ära. Näis, millised järeldused siis meeskonnad poole ja pausid teinud. Jürgens Elksnist tema peal ja seal Jürgens võib Elksnist ette võtta küll, leiab Jurkatam ja 2+1. Mängib seda rünnakut TalTech, Jurkatam seal kattega üleval ja Jürgens hea sööt Kitsingule, suurepärane. Vahe taas 12 ehk siis maksimaalne, mis ta täna on olnud. Jürgens keskpositsioonilt ja kohe rahust. Saab 2 minutit 4. veerandajast mängitud ja TalTech pole skoori teinud. Jürgens läbiminekul ja 2+1. 15 peal. Jürgens hetkel ka palliga. Kas läheb lõpuni? Hästi leiab Metsalu ja 2 juurde. Ma ei saanudki aru, kas see oli Jürgensile või Taavi Jurkatammel üldse. Nii, Jürgens! Kitsing kohe lajata. Ei tule ja Kitsing saab ise selle kaugele põrganud lauapalli kätte. Jürgensi kolmene ja... Jürgensi peal seal Smith ja saab Jürgens viskele ning paneb kohe. Jurkatam tuleb üles, Jürgens Stankovitši vastu ja kolmene Jürgensilt, nii et 2 jääb.